Tere, mina olen Anni ja tere tulemast tagasi kuulama Murgi taskuhäälingut Tähevoog. Tere ka minu poolt, mina olen Hugo ja tänases episoodis on meil külas matemaatikaõpetajad Evelin ja Kairi. Tere tulemast! Tere! Tere! Meil oli just äsja Murgis reaalainete nädal, et mida põnevat olete siis Murgis matemaatika valdkonnas teha saanud, arvestades seda, et meil on ju fookuses reaal- ja loodusainete praktiline õpe. No, kui rääkida meie matemaatika-nädalast, siis siin üks põnev asi on meil peast arvutusvõistlus, kus terve kool osaleb. Kuna meid on nii palju siin koolis, siis on see paras väljakutse saada seal nende ette otsa. Et see võib-olla oli üks põnevatest asjadest reaalainete nädalal. Reaalainete nädalal oli ka meil viktoriin ja selle baasil ja peast arvutamise baasil siis kogusid ka klassid punkte. Ja kuna meie koolis on selline Murgi karikas, mis jookseb siis terve õppeaasta jooksul, mis selgitab välja kõige parema klassi, kes on siis kõige kõigem ja sinna siis nad said omale punkte koguda, et seal ongi selline nagu fun efekt juures, et ei ole ainukene selline pidev range õppimine, vaid et midagi sellist lõbusat saab ka teha. Teise asja, mis ma välja tooks, ja teine küsimuse pool, et mida me oleme siin veel teinud, et matemaatika tulemus parem tuleks. Meil on matemaatikas temporühmad ja meile tundub küll, et see toimib täitsa hästi. Et kiiremad saavad siis õppida kiiremas tempos ja need, kellel läheb rohkem aega, siis need siis õpivad natuke aeglasemalt. Aga ikkagi eesmärk on kõigil üks ja sama, et võib-olla jah, et kiiremad tempogrupid saavad midagi lisaks juurde, aga kõik saavad ikkagi selle õpitud, mis on vajalik. Meil on ainult lai matemaatika, et siis saavad ikkagi kogu laia matemaatika. No ma usun, et õpetajana jõuab ka nii palju paremini siis õpilasteni kui see, et kui oleks nagu kõik koos. Jah, absoluutselt. Aga kui mõelda sellele, et kus meie siis koolimaja asub, ehk siis TalTechi linnakus, et kuidas see teile kui matemaatikaõpetajatele teie tööd võib-olla mõjutab? Kuna TalTechis on ka gümnaasiumiõpilastele kursuseid, siis osad kursused õpilased võtavadki sealt. Näiteks olümpiaadikursust on õpilased siis sealt võtnud. Et siis saame natukene hajutada oma neid ülesandeid. No mina tooksin ilmselt selle ka välja, et õpilased ise toovad esile, et kuna nende eesmärk on nagu nii TalTechi õppima minna, et siis on nagu see eesmärk kogu aeg aknast vaadatav. Aga muidugi valikkursuseid on ka mitmed TalTechi õppejõudude poolt. Aga kas te õpetajatena kuidagi näete ka seda, et see TalTechis, et kui õpilased seal käivad või need õpilased, kes ma ei tea rohkem võtavad sealt mingid kursused, et nad siis nagu kuidagi võib-olla eristuvadki või saavadki kuidagi, näevadki asju kuidagi teise vaatenurga alt? Jaa, neil on laiahaardelisemad teadmised, et seda on küll välja tulnud ja et tulevad isegi räägivad, et õpetaja, kas te seda teate ja seda teate ja et teavad ikkagi nagu ainekava väliselt rohkem asju. Aga kuidas te üleüldiselt Murgi töökultuuri siis kirjeldaksite, et võib võtta ka eraldi ainevaldkonnad, aga üleüldiselt ka. Töökultuur on selles mõttes võib-olla mõnest koolist erinev, et meil on ikkagi väga isejuhtivad õppijad. Ja tegelikult ka, see ei ole nagu sõnakõlks, vaid tegelikult ka ikkagi meil on kohusetundlikud õpilased. Selle võrra mina tunnen küll, et ma olen nagu juhendaja või abistaja. Et ma ei ole niivõrd see lasteaiakasvataja. Et see on eriline jah, siin koolis. Aga jah, see koostöö, sõna koostöö võib-olla. See koostöö on meil õpetajate vahel ka täiesti hea. Jaa. Et nii ainevaldkonna põhiselt kui ka üleüldse ja mina toon kindlasti välja selle kooli koha pealt ka kindlasti tervisheaolu on see, mis on siin töökultuuris väga tähtsal kohal ja paindlikkus. Et selles osas see on ka minu jaoks nagu väga oluline, sellepärast et kui mul on vaja oma teiste tegemiste pärast ka kusagil ära olla, et siis ei ole kohe tulekahju, vaid just toetabki see ennast juhtiv õppija. Et
kui ma olengi ära, siis on tegelikult tunnitegevused kaetud ja õpilastel on tegelikult toimetused olemas ja nemad ise juhivad ennast ja nii ongi. Vabadus ja vastutus. Jah, just. Aga mida teid siis kui õpetajaid kõige rohkem siin koolis toetab, et mis teeb teie töö siis võib-olla lihtsamaks või lihtsalt üleüldiselt ka ainet anda? Ma arvan, et mis siin toetab, ongi hästi toredad ja lõbusad kolleegid, õpilased, et see uudishimu, mis neil on ja et ma saan läbi enda toetada selle aine andmist ja ma arvan, et see ongi see kõige olulisem, mis on nagu minu põhjal nagu vaja välja tuua. No ma lisaks siia veel sellele, mis Kairi ette lugesin, et tegelikult me oleme ka hästi varustatud õpikutega, et need õpikud, mida me oleme soovinud, me oleme saanud klassiruumidesse, digitahvlid, puutetundlik korralik digitahvel, mis nüüd juba on. aga see tehniline pool on väga tugev ja mitte on tehniline, vaid õppekirjandust ka ikkagi. Meil on kõike seda, mis me tahame. Tore kuulda. Seda on väga tore kuulda. Ega tegelikult mõnes mõttes on ka kuidagi õpilastel võib-olla lihtsam, nii et ei pea kogu aeg, et näiteks selle digitahvliga ka, et saadki kuidagi salvestada ja siis, et ei ole see, et õpetaja kustutab ära ja siis sul, ma ei tea, 2 ülesannet on täiesti nii-öelda läinud ja siis kuidagi kõik on niimoodi segamini, et see on kindlasti. Et see pool kindlasti toetab ka, et kõik see visuaalne ilus ruum. Kindlasti. Ja õpilased on ise alati toonud ka esimese asjana välja, et kooli puhul on üllatanud puhas ja uus mööbel. Loodame, et see jääb ka siis pikaks ajaks. Jaa. Aitäh! Aitäh teile tulemast, väga tore oli vestelda ja aitäh kutsumast!